Inimesed tahavad tegelikult nende ettevõtjate teenust, kelle järgi on nõudlus, on, eks ole. Ja kui sa kommunikeerid ka edasi selle, et sul on nõudlust on rohkem, kui sa jõuad realiseerida, siis tegelikult vastupidi, see tekitab huvi, on ju. Eks ole. Aga kui keegi sul kratsib säärt, et vasta minu käest, on, eks ole, siis see ei tekita. Kui võtame nagu näiteks tippadvokaadid, kuidas nemad käituvad, ega nad ei ju poe kliendile siis tagumikku. Kui tahad odavat teenust, siis pole väga, aga siis sa riskeerid sellega, et istud oma järgmised 3 aastat elust vanglas. Tingiga tööd. Kui sa aktiveerisid selle permission marketingi, et kui sa selle peale tulid ja selle käivitasid, et kui kiiresti see tööl hakkab? Kui kiiresti sa avastad, et sul ei ole vaja enam otsida klienti? Ta hakkas üsna kiiresti. Ma hakkasin artikli turundusega pihta, pakun kusagil aastal 2000, isegi juba 4-5. Jälle, see on lihtne asi. Müük mõnes mõttes on paljude inimeste jaoks egoistlik tegevus. Mul on toode, sul on raha, osta ära, eks ole. Ja siis hakkab selline põnitamine pihta. Aga tegelikkuses on see, et kõige mõnusam müük on see, et kui sa pakud inimesele kõigepealt väärtust. Sa pakud väärtust. Müügis on sellest ka sadu erinevaid võimalusi, aga väärtuspakkumine on ka antud juhul, nagu näiteks meie äris on see, et sa pakud kõigepealt väärtust, teatud osa oma kompetentsi ära ja siis tekib inimestel huvi. Nad võtavad kui see eksperti, nad saavad väärtust ja mida rohkem see väärtust pakud, seda suurem on tõenäosus, et sa saad ka tagasi. Ja ma olen aja jooksul revideerinud oma selliseid müügi tõekspidamisi ja minu üks selline tänane tõekspidamine on see, et enne kui sa saad, sa peaksid võimalikult palju andma. Mida rohkem sa annad, selle rohkem sa saad vastu ja sa saaksid veel rohkem anda. Võtame näiteks ühe mingisuguse konkreetse koolituse, ma annan kogu selle koolituse ära. Aga inimene tahab ikkagi tulla uuesti selle kuulama, kogema neid näiteid, mismoodi ma seda interpreteerin siis koolitusele, eks ole. See on väga hämmastav. Enese üle naermine, hirvitamine, see näitab ju tegelikult, see on tugevust. Näiteks minu enda blogis ei ole vaja väga kaugele minna. Mul on niisugune osa nagu müügi õuduslood, kus ma räägin mitte enda edulugudest, vaid räägin enda häbiväärsetest ebaedulugudest, millest tegelikult osasid ma pole julgenud kodus rääkida mitmeid aastaid. Aga nagu öeldakse, aeg parandada haavad, ma täna on halastamatult olemas, seal on müügi õuduslood, kuidas ma olen täielikult läbi kukkunud ja kuidas mind on välja naerdud ja nii edasi, inimesed loevad, inimesed naeravad. Et vastuseks su küsimusele, et kas enese üle ironiseerimine võiks olla positiivne teatud piiril, kui see on oskuslikult doseeritud ja kui sellel on olemas ka mingisugune teatav müügipoint, siis on see super. Kuidas suhtud eesmärkidesse? Kas oma ettevõttes sead endale või enda ettevõttele eesmärke? No minu ettevõtte olengi mina ise. Et ma olen ainuisikuline ja kunagi ma arvasin küll, et võtan endale tööle seal mitmeid koolitajaid ja lähen sama molli nagu siis teised edukad koolitusfirmad on läinud, aga täna ma olen üliõnnelik, et ma langetasin otsuse, et esiteks ma hindan väga vabadust. Teiseks on see, et võib-olla tuleb ära tunnetada, kus sa oled tugev. Ma ei ole tugev juht. Ma ei viitsiks inimesi taga utsitada ja tegeleda personaliga. See on raske töö. Ma olen ära tunnetanud, mis on minu tugevused, mis on minu asja, mida ma naudin ja ma püüan keskenduda nende asjadele tegemisele, mida ma naudin. Öeldakse küll seda, et sul tuleb oma nõrkusi siis tugevamaks muuta, ehk siis tegeleda oma nõrkustega, aga mina pigem leian seda, et tuleb leida oma tugevad küljed ja teha neid veel tugevamaks. Ja kui need nõrkused on, siis need kuidagi ära delegeerida või elimineerida või üldse mitte pöörata tähelepanu. Aga eesmärkidest, siis ma suhtun eesmärkidesse positiivselt, mul on konkreetsed eesmärgid olemas. Aga ilma eesmärkideta paraku elu on näidanud, et see on nagu võimatu. Ja antud juhul mul on konkreetselt eesmärk Vene turg, kust mul on juba, isegi täna tuli üks järjekordne päring. Ma tegelen süstemaatiliselt vene keele arendamisega ja Vene turg loomulikult on ääretult suur, ääretult põnev. Ma ise siin samas piiri taga on kusagil 140 miljonit inimest versus Eesti alla miljoni. Potentsiaal on meeletu. Äri Eestis on väga raske ja kui tegeleda äriga, siis tuleb tegeleda nišiäriga, leida mingi teatud niš. Aga Eestis on see niši leidmine paraku väga raske. Müük on müük.
kui sa oled suutnud Eesti väga tegelikult väiksel turul, madala maksevõimega turul ja konkurentsi tihedal turul saavutada edu, siis suurel turul see palju lihtsam. Kui me räägime nüüd tulema tagasi müügiinimeste juurde, siis kui sul eesmärk ei ole, siis ei ole võimalik. Sul peab olema kuu eesmärk loomulikult, sul on päeva eesmärk, mitu kõnet sa teed või kontakti, rääkimata nädala eesmärkidest. Et seal on see eesmärgipärane liikumine absoluutselt möödapääsmatu. Aga tulles tagasi selle juurde, kus ma siis olin palgaline müügimees, minu eesmärk oli igasse päeva tekitada vähemalt 2-3 kliendi kokkusaamist. Mõni päev jätsin vahele, tegelesin mingite muud asjadega, aga seest teistel päevadel pahaitasin poole rohkem. Ja mind motiveeris loomulikult, mis mind motiveerisid müügivõistlused, mind motiveerisid tulemustasu, mis ma sain. Mul põhipalk oli tollel ajal 3000 krooni ja ma teenisin ikkagi provisjoni juurde keskeltläbi 25 000 krooni keskeltläbi aastal 95. Mõtlen selle raha väärtust. Väga suur raha on ju. Et peadirektori palk ei olnud ka sellel, oli ka vist, kui ma õieti mäletan, isegi kohati väiksem. Nii et eesmärk ei saa alahinnata. Nendega ei saa ka üle pingutada muidugi. Ameerikalik ja nekki naljakas asi, mille ma ikkagi ära tegin, kui ma kuulasin Brian Tracy järjekordset loengut eesmärkide seadmisest, siis oli see, et ma panin endale vannituppa stickeri, eks ole see klepeka, kus on mul siis kirjas mu 5 põhieesmärki. Et ma tahan saavutada seda, et ma hommikul, kui lähen hambad peseda, ta mul ikkagi silmad ees. Et ikkagi ta alateadlikult sul toimib suguga kaasa. Seda on vaja. Ennast on pidevalt nagu vaja ikkagi motiveerida. Ma olen väga suur müügivõistluste pooldaja, kui vähegi võimalik ettevõtjad, siis ma soovitan panna oma ettevõttes üles võimalus osaleda müügivõistlustel. Ehk siis müügivõistlus, kuu parim müügiinimene või kvartali parim müügiinimene, kes müüb teatud hulga tooted või teenused või ühikuid, mida iganes, see saab selle. Seal oli värviteler meil poole aasta müügivõistluse tulemus, kui ma õieti mäletan. Ma oma esimese soojamaa reisi Türki, selle ma sain müügivõistlusena. Üks asi on raha, mis on pangaarvelt, sul on mingisugune X100 või X1000 eurot, on ju. Teine asi on mingisugune, no ma ei tea, mingi asi, olgu selleks kas 100, ma ei tea, 100 kroonine, ma ei tea, mingi spa, mingi pakett või pilet on, eks ole. See on mingi asi, mingi emotsioon. Raha on lihtsalt mingisugune abstraktne mõiste. On ta seal 1-0 juures, okei, hea küll. Aga kui sa mingid asja, siis see annab juurde motivatsiooni, et kindlasti müügivõistluseid. Ma soovitan, palun kindlasti oma tiimides teha, kui vähegi võimalik on. Et ütlen veel, et selline tunnustav sõna, eks meil eestlastel kipub see nagu raskesti üle huulte tulema. Et tuleb ikkagi inimesi tunnustada ja motiveerida. Ma ei ole küll mingisugune juhtimisekspert, eks ole, aga ma tean, mismoodi müügiinimesed mõtlevad ja mismoodi tegelikult inimene mõtleb. On vaja ikkagi lisaks sellele jalaga Kubemäe piirkonda andmisele ka natuke vahest pai teha. Ma loodan, et ma ei kõla nüüd nagu banaalselt, aga muidugi või vaadata minu blogi, mul on seal kusagil 280 pluss müügiartiklit, ehk siis müügiprof.ee. Sealt saab müügi kohta päris palju nõu, aga turundusraamatutest on väga hea raamat, mis andis minule ka tõuke. Ta on vana raamat, ma ei saa öelda, et see on sugugi mingi uus raamat, aga on Jack Trout'i Differentiate or Die. Raamat siis räägib, kuidas turunduses eristuda. Ehk siis ikkagi paratamatult hüperkonkurentsis on see eristumine ääretult oluline. Sealt saab inspiratsiooni, ma soovitan selle raamatut tšekata. Eristumine on surematu tehnika. On. Või nõue, ütleme nii, pigem. Just, see on turunduse üks nurgakivi tegelikult. Ja see võib olla ükskõik kus ju tegelikult see eristumine, see võib olla selles müügikõnes, aga see võib alata ka tootearendusprotsessist. Täpselt. Müügikõnest rääkimata. Nali on ääretult oluline. Nali on nii tugev instrument, huumor on näiteks minu eristuvad müügi ebatraditsiooniliste müügivõtete koolituse üks postament ongi huumor, nali ja kui sa suudad selle integreerida sisse oma müüki, siis sa tõmbad maha kõik barjäärid. Loomulikult üle ei tasu doseerida, aga sa tõmbad maha barjäärid. Inimene vaatab, päris lahe kuju, aga äkki võiks tõesti nagu rääkida. Kust tulevad need vastuväited ja kust tulevad tõrjumased, on see, et inimese seisund on tülpind, tal on kõrini, ta on tõrjuv. Kui sa suudad selle seisundit muuta positiivsemaks, siis on sul pisut suurem šanss temaga keskustellu astuda. Siin võib näiteks näitena tuua kaubanduskettide ostujuhid,
kaupluse juhatajad näiteks, noh, sortimendi nõukogu, no, inimesed, kellel on iga päev käib kümneid hulgimüüjad käib pakkumas oma tooteid. Kõik ühtemoodi. Kõik enam-vähem ühtemoodi. Ja need hulgimüügifirmad, kellega ma olen koostööd teinud ja kellega me oleme suutnud eristuvaid ideid genereerida koos, on mulle andnud tagasisidet, et tõesti, on saanud selliseid tellimusi, kuhu nad muidu ei oleks jõudnud. Just läbi selle, et suutnud asjad natuke teises valguses näeta, teinud oma presentatsiooni ja lähenemisi humoorikaks. Aga see ajastus on ka alati, müügis on igasuguste aspektide ajastus on kindlasti üks kriitilise tähtsusega tegevus. Ajastuse äratunnetamine on eriti aktuaalne, kui ma räägin tehingu lukkulöömisest, closingust. Ülipalju müügiinimese räägib ennast lihtsalt müügist välja, nad suudavad lihtsalt ignoreerida kliendi ostusignaali. Klient on ammu küpse, valmis, aga ikka veel loobitakse toote karakteristikud argumente ja lõpuks kaob kliendi huvi. Nii et see ajastus, see ütleb väga ääretult oluline.